Tere, armas vaataja, kuulaja. Tänase jutluse autorid on Willi ja Elaine Oliver, kes on siis peakonverentsi peretöö osakonna juhid. Alustan küsimusega. Kui paljud teist vaatasid oma telefoni täna hommikul juba enne voodist tõusmist? Ärge häbenege, hoidke käed püsti. Kui paljud teist on tundnud rinnus ärevat võpatust, kui te ei leia oma telefoni? Kui paljud pered istuvad õhtusöögilaua taga nii, et vestluse soojuse asemel peegeldub kõigi nägudelt vastu ekraanide sinine kuma? Me elame digiajastul, kus oleme rohkem ühenduses kui kunagi varem. Ometi lagunevad pered koos. Saame pidada videokõnesid kellegagi teisel pool maakera, kuid me ei suuda südamest südamesse rääkida inimesega, kes magab meie kõrval voodis. Me teame Instagrami vahendusel, mida võõrad hommikusöögiks sõid, kuid me ei tea, milliste muredega heitlevad meie endi lapsed. Vaenlane on olnud kaval. Ta on võtnud need samad tööriistad, mis võiksid meid ühendada ja muutnud need ahelateks, mis meid lahutavad. Ta on teinud meist teavituste orjad, ekraanide teenrid ja märguande helide vangid. Kuid meil on võimas Jumal. Meie Jumal on see, kes pani paika universumi rütmi, kes seadis sisse päeva ja öö, suve ja talve, külviaja ja lõikuse ning andis meile hingamispäeva. Seesama Jumal on andnud meile ka plaani oma elu korraldamiseks, ka praegusel digiajastul. Kui sul on võimalik, siis ava minuga koos Koguja raamatu 3. peatükk ja loeme salmid 1-8. Koguja 3:1-8. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Aeg tappa ja aeg terveks teha. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Aeg nutta ja aeg naerda. Aeg leinata ja aeg tantsida. Aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Aeg otsida ja aeg kaotada. Aeg hoida ja aeg ära visata. Aeg rebida ja aeg õmmelda. Aeg vaikida ja aeg rääkida. Aeg armastada ja aeg vihata. Aeg sõjal ja aeg rahul. Esimene salm ütleb meile, et kõigele on määratud aeg. Igale asjale on määratud aeg. See on nagu deklaratsioon aegade ülimlikkusest. Et igal asjal on aeg siin taeva all. Kõige esimene asi, mida Saalomon paika paneb, on see, et elus on jumalik kord. Heebreakeelne sõna seman tähendab aega või ajastut. See ei räägi mitte ainult kronoloogilisest ajast, vaid määratud ajast, eesmärgipärasest ajast, Jumala poolt seatud ajast. Kui Jumal lõi maailma, ei pildunud ta tähti suvaliselt kosmosesse. Moosese esimene raamat, 1. peatükk ja 14 salm ütleb meile, et ta asetas need valgused taevalaatusesse tähiseks ning aegade, päevade ja aastate määrajateks. Sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Rutiini ja rahu Jumal. Kas digiajastu on meie rutiini ja rahu toetanud või on pigem seda hävitanud? Nutitelefon ei küsi, kas sul on sobiv hetk tema jaoks. See ei tee vahet tööaja ja pereaja vahel, hingamispäeva ja pühapäeva vahel, magamise ja ärkveloleku vahel. Nutitelefon iseenesest ei tea midagi. Meie aga küll. Meid on loodud valikuvõimalusega. Ja Jumala silm ei ole pime nägema neid meie valikute teele lükatud kiusatusi ja kõrv kurt kuulma meie patukahetsuspalveid. Jumal teab ja ta tahab meid kutsuda tagasi
oma rütmi juurde. Ja siinsamas koguja 3. peatükis salmides 2-8 algab justkui vastandite tants. Ja vaatame, kuidas Saalomon seda lahti rullib. Ta annab meile 14 paari vastandeid, 28 erinevat tegevust, mis moodustavad inimkogemuse täiuse. Puudutame neist mõnda. Teise salmi esimeses pooles ütleb ta aeg sündida ja aeg surra. Digiajastu aitab kerge vaevaga uutel asjadel sündida, kuid see ei lase asjadel surra. Me hoiame surnud vestlusi elushoidmisseadmete all läbi lõputute tekstivestluste jadade. Me keeldume laskmast mürgistel suhetel lõppeda, sest me näeme sotsiaalmeedias, et midagi pole muutunud. Sünd on digiajastul lihtne ja valuvaba. Võime öelda, et vahest isegi nii kiire, et enne kui aru saad, et laps välja vupsab, jookseb ta juba tiiru ümber maailma. Sünnitaja ei saa isegi täpselt aru, kui kommentaar, mida päriselt ei mõelnud või kirja vastus, mis tuli negatiivse emotsiooni baasil, juba saatusliku nupuvajutuse tõttu on sündinud ja elab oma elu interneti avarustes või kättemaksu mõtteid hauduva kolleegi peas. Meil on vaja päevas aega, kus seadmed on surnud. Mõnikord tuleb see patule ajav silm välja kiskuda ja vajutada nupule lõpeta jälgimine. Mõnikord tähendab see, et laseme põneval grupivestlusel hääbuda ja mõnikord tähendab see terve pere tervise huvides ütlemist. See seade on oma aja ära teeninud, kuid nüüd on aeg sellel puhata. Sama teise salmi teises pooles ütleb Saalomon aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Digiajastul oleme harjunud kõike kiirelt saama. Me tahame istutada ja saaki koristada samal päeval. Me tahame postitada pildi ja saada koheseid meeldimisi. Me tahame saata sõnumi ja saada kohe vastuse. Kuid peresuhe on nagu aed. Lähedust ei saa soojendada mikrolaine ahjus. Sügavat sidet ei saa alla laadida. Autentset armastust ei saa voog edastada. Ja Ellen White tuletab meile seda meelde oma raamatus Child Guidance. Issand lõi Aadama ja Eeva ning asetas nad Eedeni aeda, et nad hariksid aeda ja hoiaksid seda Issanda jaoks. Et nad oleksid õnnelikud, oli neil vaja mingit tegevust, eneseteostust. Muidu poleks Issand neile nende tööd määranud. Sõrmedega mullas sobramises ja sellise mulla lõhna tundmises, seemne istutamises, kastmises ja taime tärkamises on midagi, mis õpetab meile kannatlikkust viisil, mida ükski digitaalseade kunagi ei suuda. 4. salmis toob Saalomon välja, et on aeg nutta ja on aeg naerda. Nüüd jõuame ohtlikule territooriumile. Sotsiaalmeedia on loonud kultuuri, kus me näitame ainult parimaid hetki. Postitame oma naeru, kuid peidame oma pisaraid. Jagame oma võite, kuid varjame oma kaotusi. Autentsed suhted nõuavad mõlemat. Kui teie lapsed ei näe teid kunagi nutmas, siis kuidas nad teavad, et teie ees on turvaline nutta? Kui teie abikaasa ei näe teid kunagi maadlemas raskustega, siis kuidas saab ta tõeliselt mõista teie tugevust? Jeesus nuttis Laatsaruse haual. Isegi kui ta teadis, et ta äratab ta peagi surnust üles, isegi Jumala poeg kurvastas ja leinas. Probleem meie digieluga on see, et püüame olla nii-öelda kogu aeg pildil, näitame endast ainult ühte poolt. Kuid Jumal lõi meid rõõmuaegadeks ja mureaegadeks, tugevuse aegadeks ja haavatavuse aegadeks. 5. salmis ütleb Saalomon, et on aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Nüüd jõuame peresuhete tuumani.
Füüsilisel hellusel on samuti oma ajad. On aeg, mil teie väikelaps tahab olla pidevalt süles ja on aeg, mil teie teismeline vajab oma ruumi. On aeg lähedasteks vestlusteks abikaasaga ja on aeg olla lihtsalt koos vaikuses. Kuid vaadake, mis meie digiajastul toimub. Me kaisutame oma seadmeid, kui peaksime kaisutama üksteist ning distantseerime end oma lähedastest ajal, mil peaksime nendega lähedasemaks saama. Center of Creative Leadership uuring leidis, et pered, kes seavad sisse seadmevabad tsoonid, ajad ja kohad, kus digiseadmed pole lubatud, teatavad oluliselt kõrgemast rahulolust ja ühtekuuluvustundest. Nad loovad kaisutamisaegu. Perega koos oldud aeg peaks olema nutivaba aeg. 7. salmis on aeg vaikida ja aeg rääkida. Kui sellest reast suudaks ühe põhimõtte endale kuidagi sisse kodeerida, automaatseks teha, siis oleks see. See muudaks meie pere täielikult. Arvame, et digiajastul peame kõigele kohe reageerima. Me tunneme sundust kommenteerida iga postitust, vastata igale teavitusele, omada arvamust kõige kohta. Kuid Saalomon ütleb, et vaikimiseks on oma aeg. Mõnikord on kõige armastavam asi, mida saab oma pere heaks teha, telefoni käest panemine ja lihtsalt kuulamine. Mõnikord on kõige targem vastus sellele ärritavale grupisõnumile mitte mingisugune vastus. Ellen White nõustas teoses Tunnistused kogudusele 5. köide. Me peame olema palju palves. Kui tahame teha edusamme jumalikus elus, kui tõe sõnumit esimest korda kuulutati, kui palju me siis palvetasime, kui sageli kuuldus eestpalve häält kambris ja küünis, viljapuuaias või salus. Sageli veetsime tunde tõsises palves, kahekesi või kolmekesi koos tõotust nõudes. Sageli kuuldus nutu häält ning seejärel tänu häält ja kiituslaulu. Pange tähele, ta mainib palvetamist eri kohtades, kambris, küünis, viljapuuaias. Need olid vaikuse ajad, Jumala hääle kuulamise ajad. Millal oli viimane kord, kui sinu perel oli ühine digitaalse vaikuse aeg? Me oleme mässitud ideaalsesse püünisesse, mille nimi on aeg ilma eesmärgita. Kuid siinkohal on vaenlane olnud kõige kavalam. Ta pole andnud meile lihtsalt digitaalseid segajaid, ta on andnud meile digitaalseid segajaid, mis maskeeruvad produktiivsuseks, ühenduses olemiseks ja eesmärgipärasuseks. Me kerime sotsiaalmeediat ja ütleme endale, et me püsime ühenduses. Me vaatame järjest Netflixi ja nimetame seda pereaegadeks. Me saadame sõnumeid rääkimise asemel ja veenama end, et me suhtleme. Kuid Saalomon ütleb, et aeg on igal asjal taeva all. See sõna asi või otstarve eesmärk on heebrea keeles tšepets, mis tähendab rõõmu, igatsust, Jumala tahte täitumist. Igal ajal peaks olema jumalik eesmärk. Mis on selle aja jumalik eesmärk, kui veedame 3 tundi teiste inimeste puhkusepiltide kerimisele? Mis on see Jumala poolt seatud siht võõrastega kommentaariumites vaidlemisel? Milline taevane eesmärk täitub sellega, kui kontrollime oma telefoni või nutikella 150 korda päevas? Ellen White nägi seda ette, kui ta kirjutas: inglid tunnevad rõõmu kodust, kus Jumal valitseb üle kõige ning lapsi õpetatakse austama religiooni, piiblit ja oma loojat. Sellised pered võivad nõuda tõotust, kes austab mind, seda austan mina. Mis on Jumala lahendus peredele digiajal? Esimene asi, mida me perena tegema peame,
on pühade aegade sisseseadmine. Ajad, mis on eraldatud, kaitstud ja pühad. Milline võiks siis olla meie päevane rütm? Autorid toovad välja sellised soovitused. Hommikune palvusaeg enne seadmeid. Psalm 5:4 ütleb, issand, sa kuuled mu häält juba hommikul. Peresöögiajad ilma ekraanideta. 5. Moosese 8:10, kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida issandat oma Jumalat. Õhtune palve ja järelemõtlemine enne und. Psalm 4:5 ütleb, mõelge oma südames, voodis olles ja vaikige. Mis võiks olla meie nädalane rütm? Hingamispäevast saab siinkohal meie suur õpetaja. Reedest õhtust kuni laupäeva õhtuni harjutame me lahti laskmist oma digitaalsest püüdlusest, oma veebiärevusest ja oma virtuaalsetest kohustustest. Teine asi, looge pühendatud ruumid. Just nagu koguduse telgil olid eri piirkonnad eri eesmärkideks, vajavad ka meie kodud pühendatud ruume. Magamistoad kui puhkuse ja läheduse pühapaigad ilma laadimisjaamadeta. Söögitoad kui osaduse ja tänulikkuse templid, elutoad kui näost näkku vestluse ja mängualad. Dr. Larry Roseni uuring Eye Disorder kohta näitab, et peredes, kus luuakse kodus seadmevabad tsoonid, on lastel parem unerežiim, paranevad õpitulemused ja on tugevam emotsionaalse eneseregulatsiooni oskus. Kolmandaks soovituseks on arendage järele mõtlevat südant. Kõige sügavam vajadus meie digiajastul on vajadus mõtisklemise järele. Suutlikkus olla vaikne ja teada, et mina olen Jumal. Ellen White mõistis seda ja jagas raamatus Ajastute igatsus. Meile teeks head veeta iga päev üks mõtteistund, mõtiskledes Kristuse elu üle. Me peaksime seda käsitlema punkt punktilt ja laskma kujutlusvõimel haarata igat stseeni, eriti viimaseid. Ja kui me nõnda peatume tema suurel ohvril meie eest, muutub meie usaldus tema vastu püsivamaks. Meie armastus elavneb ja me täitume sügavamalt tema vaimuga. Mõtisklemine nõuab vaikust, see nõuab üksindust, see nõuab maailmast lahti ütlemise aegu, et saaksime luua ühenduse Jumalaga. Autorid on veel läinud sammu edasi ja on toonud meile ka praktilised rakendused. Laste vanematele on sellised soovitused. Olge digitaalse hingamispäeva eeskujuks. Näidake oma lastele, milline näeb välja regulaarne seadmetest lahti ühendamine ning uuesti ühenduse loomine Jumala ja perega. Looge ülemineku tegevused, arendage välja perepraktikad, mis tähistavad liikumist digitaalselt ajalt pühale ajale. Ehk on see eriline palve või vaikushetk või seadmete ühine sümboolne ärapanemine. Ja õpetage kohalolu kunsti. Aidake oma lastel mõista, et armastus kirjutatakse tähtedega A, E, G ning aeg on midagi enamat kui lihtsalt koos oma seadmega samas toas viibimine. Aga autorid toovad ka lahenduse paaridele digiajal. Seadke sisse suhtlemisajad. Olgu teil regulaarsed ajad, mil kõik seadmed on ära pandud ja te keskendute üksnes teineteisele. Kaitske lähedust. Magamistuba peaks olema puhkuse ja ühenduse püha paik, mitte seadmete laadimisjaam. Praktiseerige koos tänulikkust. Enne magama minekut jagage 3 asja, mille eest olete möödunud päeval tänulikud. Ja ükski neist ei tohi olla digitaalne. Ja on toodud ka Jumala lahendus lastele. Õppige rütmi noorelt. Lapsevanemad, õpetage lastele, et nii nagu meil on magama mineku aeg meie kehade jaoks, vajame me magama mineku aega ka oma seadmetele. Väga väikestele lastele ärge üldse andke digiseadmeid. See on nüüd Eesti kommentaar. Jaan Aru kirjutab oma raamatus loovusest ja lugelemisest, et kui
Meie ajal, minu generatsiooni ajal oli televiisor meie ajule nagu šokolaad. Siis tänapäeva nutiseade on väikelapse arenevale ajule nagu heroiin. Arendage alternatiivseid tegevusi. Täitke digivabad ajad tegevustega, mis arendavad iseloomu, loovust ja sidet, nagu näiteks lugemine, käeline tegevus, loodusmatkad ja koguduse projektid. Tagajärgede mõistmine. Aidake lastel näha seost nende digiharjumuste ning nende emotsionaalse, füüsilise ja vaimse heaolu vahel. Aga et mitte see jutt jääks kõik ainult selliseks teoloogiliseks, siis vaatame natuke psühholoogilist dimensiooni. Mida teadus on avastanud digiajastul? Kaasaegne psühholoogia on jõudmas järele sellele, mida Saalomon juba teadis. Inimolendid on loodud rütmi ja eesmärgi jaoks. Tähelepanu taastamise teooria, mille arendasid välja Rachel ja Stephen Kaplan, väidab, et looduses viibimine taastab vaimset väsimust, võimaldades suunatud tähelepanul puhata ja toibuda, parandades seeläbi kognitiivseid funktsioone, nagu töömälu ja tähelepanu. Seda taastumist soodustavad looduslikud keskkonnad, mis pakuvad pehmet lummust, inglise keeles soft fascination, võimaldades meelel rännata ilma pingutust nõudva kontsentratsioonita. Selle teooria võtmeelemendid hõlmavad pehme lummuse olemasolu tunnetust olla eemal igapäevastest nõudmistest ning inimese isiklikku kokkusobivust ümbrusega. Eestis on selle kohta ka käibel sõna nagu metsakümblus. Voogseisundi uuring ehk siis selline flow seisund, mille teerajajaks oli Mihaly Csikszentmihalyi ja mida edendas tema kaastööline Sean Nakamura, kirjeldavad täielikku keskendumise ja pühendumise seisundit, kus inimene kaotab ajataju ja eneseteadvuse ning kuidas see mõjutab pikaajalist eluga rahulolu ja motivatsiooni. See demonstreerib, et meie sügavam rahulolu tuleneb tegevustest, mis haaravad meie tähelepanu täielikult ja eesmärgipäraselt. Digitaalsed segajad hävitavad meie võime siseneda nendesse tähendusrikastesse voogseisunditesse. Üks märguande heli või meil, mis popsab postkasti ja voogseisund on rikutud ja uuesti sisseelamine võib olla väga pikaajaline või üldse mitte samal päeval enam võimalik. Kiindumusteooria paljastab, et lapsed vajavad hooldajatelt järjepidevat ja keskendunud tähelepanu, et arendada turvalist kiindumussuhet. Kui vanemad on krooniliselt seadmete poolt häiritud, arenevad lastel välja erinevad kiindumusstiilid, mis mõjutavad neid kogu elu. Dr. Catherine Steiner-Adair leidis oma raamatus The Big Disconnect, et juba 4-aastased lapsed teatavad, et tunnevad end kurva, pahase, vihase ja üksildasena, kui nende vanemad on seadmete poolt hõivatud. Üks laps ütles, ma tunnen, et ma ei ole tähtis, kui mu ema oma telefoni vaatab. On otsustamise aeg. Ellen White kirjutas teosest Unistused kogudusele 8. köide. Me oleme selle maailma ajaloo viimastes stseenides. Prohvetikuulutused täituvad kiiresti. Armuaeg on kiiresti möödumas. Meil ei ole aega, mitte hetkegi, mida kaotada. Kui meil pole aega kaotada, siis peame olema teadlikud sellest, kuidas me oma aega kulutame. Me ei saa endale lubada nende väärtuslike tundide raiskamist mõttetult kerides, veebis vaieldes või lastes digitaalsetel segajatel varastada meie keskendumist sellelt, mis on igavikuliselt oluline. Vaenlane teab, et kui ta suudab killustada meie tähelepanu, suudab ta hävitada meie vaimse väe. Kui ta suudab teha meist teavituste orjad, saab ta hoida meid kuulmast Jumala vaikset häält. Kuid me usume, et Jumal kutsub meid olema eriline rahvas sel digiajastul. Rahvas, kes austab rütmi, kes valib ühenduse segajate asemel, kohalolu produktiivsuse asemel ja suhted meelelahutuse asemel. Kui sa tunned, et soovid oma pere digiharjumusi muuta, siis siin on sulle 30 päeva väljakutse.
Lisan selle lingi ka veebijutluse lõppu, kus saate selle välja printida. Väljakutse siis 30 päeva jumalikus rütmis. Esimene nädal. Sea sisse püha aeg. Valige iga päev 1 tund täiesti seadmevabaks pereajaks. Alustage ja lõpetage iga päev palvega enne, kui puudutate ühtegi seadet. Ja rakendage 1 seadmevaba söögikord päevas. Teisel nädalal sea sisse pühad ruumid. Eemaldage kõik seadmed magamistubadest. Seadke oma kodus 1 tuba sisse seadmevaba tsoonina. Ja looge pereseadmete laadimisjaam väljaspool oma eluruume. Ruume, kus te kogunete perega, kus te suhtlete. 3. nädalal arendage rahu ja vaikuse aega. Veetke iga päev 15 minutit looduses ilma ühegi seadmeta. Praktiseerige pärast söögipalvet 1 minut vaikust enne sööma asumist. Lõpetage iga päev jagades 3 asja, mille eest olete tänulikud. Ja digitaalsed teemad ei ole lubatud. 4. nädalal laiendage ja kinnistage. Rakendage iganädalane digivaba hingamispäev reede päikeseloojangust kuni hingamispäeva päikeseloojanguni. Planeerige igal nädalal 1 seadmevaba peretegevus. Õpetage oma lapsi omama kontrolli oma südameseisundi üle, enne kui nad kontrollivad oma telefone. Ellen White kinnitas oma raamatus Adventkodu, et mida tihedamalt on pereliikmed ühendatud oma töös kodus, seda ülendavam ja abistavam on see mõju, mida isa, ema, pojad ja tütred avaldavad väljaspool kodu. Kui valime armastada, siis peame valima kohalolu. Peame valima Jumala rütmi maailma tormamise asemel. Just täna on meie aeg valida. Täna on meie aeg otsustada, kas me oleme ekraaniorjad või püha Jumala teenrid. Täna on meie võimalus taastada oma peres Jumala rütm. Vaenlane tahab, et me usuksime, et meil ei ole valikut, et oleme digitaalsete segajate tõmbe ees abitud. Kuid Joosua kuulutas, Joosua 24:15 ütleb, valige endile täna, keda te tahate teenida. See valik on meile täna veel kättesaadav. Võime valida teavituste teenimise või issanda teenimise. Võime kummardada sinise valguse ees või kummardada tema ees, kes on maailma valgus. Võime kummardada meelelahutuse altaril või kummardada armu aujärje ees. Küsimus ei ole selles, kas meil on aega Jumala ja pere jaoks. Küsimus on selles, kas me võtame aega sellele, mis on kõige olulisem. On aeg scrollida ja aeg palvetada. On aeg postitada ja aeg olla päriselt kohal. On aeg luua digitaalne ühendus ja on aeg luua vaimne ühendus. On aeg lahutada meelt ja aeg saada muudetud. Aeg muutumiseks on nüüd. Muutuste aeg on käes. Kas vastame kutsele pöörduda tagasi Jumala rütmi juurde? Kas juhime oma pere tagasi jumaliku korra juurde? Kas valime taeva harmoonia maa kakofoonia asemel? Need küsimused on meile mõtlemiseks. Need küsimused on meile läbi palvetamiseks. Ma kutsun teid üles palvetama. Me palume, taevane isa, sind. Me tuleme sinu ette, tunnistades, et oleme lasknud kiireloomulisel välja tõrjuda olulise ja vahetul lämmatada igavese. Jumal, me oleme vahetanud sinu täiusliku rütmi maailma rahutu tormamise vastu. Palun andesta. Andesta, et me isegi pole tihti aru saanud, mis valikuid me oleme teinud. Ja need on sinust eemale viinud. Jumal, me palume armu, et sa aitaksid meil sisse seada uued mustrid. Jumalikud rütmid ja pühad harjumused oma peres. Aita meil mõista aegu, mille sina oled meie eluks määranud. Anna meile tarkust teada, millal tegeleda tehnoloogiaga ja millal lülituda välja. Aita meil olla oma lastele eeskujuks selles
mida tähendab käia ühes sammus sinu vaimuga, selle asemel, et lasta end juhtida digiseadmete nõudmistel. Jumal, me palume sinu õnnistust meie kodudele, et neist saaksid rahu, pühapaigad selles mürarikkas maailmas. Aita meil luua ruume, kus sinu hääl on kuuldav üle teavituste kära ja müra ja meelelahutuse loba. Jumal, aita meil üles seada palvealtarid, kus ümber pere rahus ja turvaliselt koguneda. Jumal, me tahame olla rahvas, kes teenib sind ja keda tuntakse selle järgi, et meil on rahu, meil on rütm, mis on sinu antud. Me tahame valida sinu teed maailma teede asemel. Jumal, sa näed ka seda väljakutset. Me tahame alustada seda ja pühendada need järgmised 30 päeva. Aga Jumal, sa näed meie nõrkust, sa näed meie harjumusi, sa näed, et vahest see tundub nii võimatu. Aga sinu käes on kõik tugevus, sinu käes on see vägi viia need muutused meie ellu. Jumal, palun tule. Tule ja aita. Tule ja tee need muutused, anna meile märku. Me hoiaksime eemale neist impulsiivsetest haaretest telefoni järele või teavituste helidest. Jumal, aita meil teha valikuid, mõtestatud valikuid. Jumal, aita meil olla ustavad väikestes asjades, et sa võiksid usaldada meile suuremaid. Palume seda kõike sinu kalli poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.